No nii. Te siis soovite, et ma sellele iseloomustusele alla kirjutaksin? Oleks palunud, jah. Et tuli tahtmine reisida? Tuli nagu, jah. Et käiks ringi, vaataks? Vaataks ikka. Koguks natuke muljeid? Koguks hea meelega. Vaataks ja võrdleks? No, eks ikka võrdleks. No, kus on parem? No, ma ei tea, ma pole ju veel käinud. No, tähendab, päris kindlalt ei tea. Järelikult kahtlete, jah? Ei, no, muidugi meil on parem. No, kui te juba ette teate, et meil on parem, mis te sinna siis üldse otsite? No, niisama oleks huvitav ära vaadata. Vaataks ja käiks ringi, kohtuks sugulastega ja... Kus kohas? Mul pole seal sugulasi. Seal ei ole. Kus siis on? Mitte kuskil ei ole. Ma olen täitsa ilma sugulasteta. Aga teisi sõpru, semusid, tuttavaid? Ei, kõik mu sõbrad ja semud on siin tehases. No rebal lugu, nii et vallaline? Ei, miks vallaline? Naine mul on. Üldiselt on, aga ega suurt ei hooli, mis? Ei, kuidas ei hooli. Naine on mul eesrindlane, ühiskondlik aktivist, tubli seltsimees ja elukaaslane. On ta abielus? No muidugi, minuga ju. Ainult teiega? Kuidas ainult, kellega siis veel? Aga neid ei ole üldse neid. Noh, lapsi. 3 tükki. No kuidas keeltega on? Üldiselt hoian hammaste taga. Ei, ma mõtlen, valdamise mõttes. Emakeel sõnastiku abil, kogu lugu. Seal olete arvele võetud? Dispanseris? Mis te nüüd, ma olen doonor. See on hea. Ehkki mis siin eriti head on, kui vaja, oskame igaüks verd valada. Jah. Mis jah? Silmaring on tähtis, mitte veregrupp. Nii, öelge mulle palun. Kes rajas? Juri Dolgoruki. Aga kuidas oli? Vassili Ivanovitš. Aga kes sooritas? Juri Gagarin. Aga kes leiutas? Alguses Bolsunov ja siis inglane. Ei, kes? Ja alguses Popov ja siis alles Marconi. Aga Rootsi kuninganna? See on neil alati meessoost, see on kuningas. Säne. Aga mõne lihtsama asjaga võite ikka õnge minna. Aga võin ka mitte minna. Igal juhul see on kahtlane värk. Aga tuleb tahtmine lõbutseda, vallatleda, kergemeelset elu elada, mis? Siis ootan, kui jõuan tagasi kodumaale ja lähen tsirkusesse. Aga kui hakkavad uurima, küsima, pärima? Siis ma teen, nagu oleksin Kurt Tumm. Sellisel juhul ei antaks teile arsti tõendit. No aga ma ei ole ju tegelikult. Järelikult oskate teeselda, jah? Mine võta kinni, mis on õige, mis vale. Aga kui meelitavad striptiisi vaatama? Ei hooli. Ma olen järgu sportlane. Selles samas või? Mis selles samas? Hüpetes. Hüpetes? Kuhu? Kõrgus ja teivas, mitte kaugus. See on hea. Kehakultuur muidugi, see on kiiduväärt. Nii et kirjutate alla. Ma ei ole ikka päris kindel selles. Võib-olla ma ei ole üles näidanud. Olete, jah. Võib-olla ma ei vääri. Väärite. Aga kui äkki määrite? No ma siis lähen. No. Ilma allkirjata. Tööle lähen, mis ma siin ikka jookutan. Ja teil on lausa ükskõik, ei sõima, ei vihasta, lähete tööle ja jokk. Mis see vihastamine aitab? Aga kas teil tõesti ei ole tahtmist mind sinna saata? Enda asemel või? Ei, ma mõtlen sõimamise mõttes. Mis see sõimamine aitab, üks peaga vastu müüri jooksmine ja muud midagi. Aga ise mõtlete, annaks ikka kuradile vastu vahtimist, mis? Ei, mina anna. Aga kuidagi peab ju kätte maksma. Lähete tsehhi, hakkate tsehhis praaki tootma, ei tähista kvartali lõpu töövõitudega, ajate masinatrikki näiteks. See on ju lapsik jama, mis mõttega? Iga endast lugupidav inimene peab ju sellise asja peale vihastama.
kui teil eneseluhkustunne puudub, no kuidas teised saavad teid austada? Mina igatahes pärast seda kõike ei saa teist lugu pidanud. No eks ole mul teie lugupidamist küll õudselt tarvis. Ma sülitan selle peale. Vaat nii, lõpuks ometi. Te sülitate kollektiivi peale. Aga mis siin kirjas on? Omab kollektiivis lugupidamist. Suhtub kaaslastesse seltsimeelikult. See on ju vale, kuidas ma saan sellele alla kirjutada. Ah, käige te. No nii. Ja te jätke seekord käimata. Vale andmetele mina oma allkirja ei pane.